No nii, järjekordne edukas päev on alanud ja siin praegu sätin paika, et teile näidata neid ühenduskohtasid, kuidas nad ära peidetakse. Täna üritame jõuda panna siis selle ukse ette. Täna me saame kindlasti teile näidata, kuidas käib see mooduli paigaldamine, kui lihtne see on. Ja mida ma tahan nüüd teile öelda, et siin ümberringi on erinevad ettevõtjad. Üks teeb siin, parandab siin Audisid, selline hästi hea suhtleja inimene. Ühed tegelevad siin motospordiga ja keegi veel tegeleb kolmanda asjaga, eks, metsatöödega, eks. Ja väga huvitav. Et kui sa hakkad midagi tegema, hakkad midagi prototüüpima, siis inimesed ikka niimoodi. Mida ta seal teeb? Teine tuleb, mida ta seal teeb? Ja siis tuleb küsibki, et aga mida ta teed, siis pakub huvi, et mida me siin nagu möllame ja ehitame ja toksime ja saeme. Ja siis jõudsime juba selleni, et inimesed tulevad siia ja hakkavad meie käest juba küsima, et kuidas see, kuidas too, kuidas kolmas, kuidas neljas, eks. Et aga mis näiteks nende ühenduskohtadest saab, no need ühenduskohad, mida me neile kohe hakkan näitama, eks. Et mis nendest saab, et kuidas see asi on, ja kuhu seda paigaldada saab, eks. Ja nagu erinevaid küsimusi, siis täna käis isegi üks võimalik investor käis siin, et kes nagu käis ka uurimas, et mida te siin teete, et no selles suhtes me nagu leppisime eelnevalt kokku, et mind soovitati nagu, et kui inimesed ikkagi näevad reaalselt, et sa midagi teed ja sa ise nagu ennast panustad sinna, siis mingil hetkel niikuinii see huvi tekib, teate, see on täpselt niimoodi, et kui sa tegeled nagu selliste asjadega, siis sa saad ka selliste inimestega kokku, eks, et kuskil, kui sa tegeled teiste asjadega, tegeled spordiga, siis sa saad sportlastega kokku, eks. Kui sa tahad nagu äriga tegeleda, siis nagu mõttemaailm hakkab sinna ärisse nagu üle minema, eks. Ja niikuinii mingisugune on see, mingisugused mingid võtmehetked on, eks, et kus sa pead nagu oskama sellel võtmehetkes nagu kohal olla, eks. Et kui sa nagu midagi ei tee, siis nagu midagi juhtuda ka ei saa. Ja tänane edukas päev algaski nagu sellega, et inimesed tulevad ja vaatavad ja küsivad ja uurivad, eks, et see tähendab seda, et inimestele pakub kas või mingisugust huvi, et sinu tegevus toob sulle kas või sellist nagu moraalset rahuldust, et ei olda nagu ükskõiksed, täpselt nagu nende videote tegemistega, et erinevad inimesed teevad erinevaid YouTube videosid ja siis nende läbivaatamiste järgi inimesed saavad nagu sellist nagu indu juurde, et teha veel ja veel, eks. Täpselt on nagu meie puhul, et kui inimesed käivad juba küsimas ja uurivad, näevad meie videosid ja tulevad siia, eks meil annab ka see nagu sellist positiivset juurde. Nii, mida ma siis teile näidata tahan? Et täna käis, ma arvan, et see huvitab tegelikult kõiki. Täna käis üks inimene, kes tegelebki moodulmajade ehitamisega. Ehk siis võib-olla meie konkurent, aga meid see nagu üldse ei heiduta. Ja tema küsis sama küsimust, millest ma tegelikult kavatsesin teile ka praegu rääkida, eks. Et see küsimus puudutab seda liitekohta. Et siin jääb selline liitekoht. Et selline vaheks, et see on vaja kuidagi ära tihendada ja selle jaoks on meil siin vahtkumm, mis siia vahele läheb. Ja mõne hetke pärast ma näitan teile, kuidas see liitekoht välja hakkab nägema, kui see voodilaud ka siia pandud on. Nii et see liitekoht jääb siis niimoodi, ehk siis teda ei jää üldse näha. Muidugi siit peab natukene ära freesima see nurka, et see on juba üldse pool küsimust, eks.
ja sisuliselt see sein jääb nagu täiesti voodilaudadest, et midagi ei jää nagu näha, et mingisugused liitekohad on. Ehk siis pärast, kui sa tahad lahti võtma hakata, tuleb siit nagu kruviga lahti võtta, ainuke, mis tuleb eraldi kruviga lahti võtta, käib niimoodi eest ära ja ongi kõik. Oleme siis siin selles olukorras, kui me saame näidata teile, kui kiiresti selle mooduli üles panemine käib. Ma võtsin igaks juhuks selle kohvitopsi endale kätte, muidu käib asi lihtsalt nii kiiresti, et natukene olukorda aeglustada ja videot nagu natukenegi pikemaks teha, eks. Ma võtsin selle kohvitopsi, et saaks paar lonksu vahepeal teha. No. Muidu ma tõesti räägin, et asi käib nii kiiresti. Mis me panime siin valmis? Selle võtme, 4 kruvi, kohvi, paarimees. Hakkame siis pihta. See on tõesti natukene raskem kui kõik teised, aga ma vaatan üle. Võtke aega! Muidu tihendid, me ei pane praegu tihendeid. See tihendi panemine, aga tegelikult paneme. Paneme siis tihendi ka juba. Aga tegelikult lakkede tihendid panna ei saa, sest lagi peaks viimasena peale käima. Okei, ärme siis praegu paneme. Aga selle tihendi pärast lisame siis 2 minutit sellele kõigele. Enamus osa tuleb näppidega kinni keerata. Ma kohe ei tohi lõpuni keerata. Näed, jalg on siin. Siin olen. Teeme akna lahti, et tuulutaks natukene. Ikka näppudega veel siiamaani. Läheb päris vabalt. Praegu ankur on. Ega augud on sattunud väga täpselt. Siiamaani näppudega veel. Küll me kunagi mingisugused klambrid välja mõtleme. Oodake. Meil meeskonnas siuksed geeniused, et ei kujuta ettegi. No nii.
päris lõpuni ei hakka keerama. Nüüd laemad. No. See ei võta järgmise. Ta nii peab näppudega keerama. Nii. Nii, lõpuni ei hakka keerama. Nii, ja siis see nurk ka, ma jätan aku lahti, ma ei taha, et mul seda mu paksu kõhtu näete selle pärast. Näed ikka, on nii kõht välja. Jah. Nii. Lasi. Nii, näed. Nii. Я думаю, что наоборот туда надо. О, все. Ну-ка. Näed, jälle mu kõht paljas raisk. Mulle meeldib need riided, vaata. Tahaksin mingisugused siuksed püksid peaksid olema, siuksed kohtad. Vaata, kui muidu niimoodi kuradi vaata istuda, siis perse vahe paistab, saad aru, on ju. Rõve raisk. No sorry, rõve. Siis ma mõtlesin, et võiks olla äkki mingisugused püksid, kus on siis kõrgendus, vaata. Muidu kogu aeg istud kardad, et äkki keegi näeb seda perse vahet. Rõve. Mõnele võib-olla ükskõik, aga ma ei tea, mulle ei meeldi. Peab uus disaini riided välja mõtlema. Jõuga kinni nüüd. Nii. Siit ka. Tahaks ära lammutada, aga ei saa. Niimoodi tahaks lammutada. Niimoodi. Aga ei saa. Katsetus tehtud, mitte katsetus, aga demonstratsioon siis. Et no tõepoolest, luban teil isegi, kui keegi tahab tulla, proovida, panna sinna, ma ei tea, lammutada, lüüa jalaga, ma ei tea, joosta vastu seina, tahab proovida, siis tulgu proovigu selles suhtes, et meie oleme kindlad, et ta peab vastu, et no miks seda crash testi vaja on? No sellepärast, et üks asi on ikkagi see, et kui inimene on kuskil mingisuguses ruumis sees, ta nagu kuskil alateadlikult tahab ikkagi tunda, et tal ei ole mingisugune see 3 nontsu maja, mingi õlekõrtest ja millest seal veel oli, eks,
et päris selline nõrk maja ei ole või siis nagu selline koht, kus ta on, et mingisugune nagu kaitse peaks nagu selle tõttu olema. Sellepärast me tegelikult demonstreerimegi seda crash testi on ju selline, et kui ma ikkagi kodus ütleme seal või kellegi juures, ma mäletan ükskord oli, toetasin vastu seda niimoodi laksuga nagu harjun, vaata nagu betoonseina vastu kuskile nagu toetasin laksud sellest küprokist läbi ja oligi probleem nagu selles suhtes probleem, et ikkagi endal ka halb on ja see auk seal nagu seinas on. Ja siin ikka sihukest asja ei ole, siin võid joosta vastu seda seina, ta mingil määral nagu, ütleme niimoodi, ta on nagu selline elastne, eks, ta mingil määral nagu annab järgi täpselt nagu autoga, aga miks autosid ei tehta mingisugust tugevast titaanist on ja sellepärast, et ikkagi see elastsus ja see põrge nagu annaks, nagu pidurdaks seda hoogu nagu natukene sellise aeglustaks seda põrutushoogu on ja. Ja täpselt samamoodi, et siin, et kui sa nagu ikkagi, kui ta annab natukenegi nagu järgi on ju, siis see võtab nagu elimineerib selle jõu, selle tõukejõu nagu natuke ära. Aga ega sellepärast midagi nagu katki ei lähe, et võite siin proovida tulla, eks, või kui me paneme selle kuskil näitusel välja. No ja samas, nagu ma enne ütlesin, et inimene tahaks ikkagi nagu tunda, et kui ta kuskil nagu mingis kohas sees on, et ikkagi et ta et oleks nagu kaitstus ka natukene, et päris siuke nagu õlekõõre majas nagu ei ole, eks, et mingi turvatunne tekib ikka selle näol, et igaüks sul ikka siia ligi ei pääse, selles suhtes. Aga korteritega on täpselt samamoodi, kui keegi ütleb, et aga läbi akna pääseb. Korterisse pääseb samamoodi läbi akna, et mingisugust lollust eest ennast kaitsta ei ole võimalik või siis nagu varga vastu, või mida iganes, aga selline ikka selline emotsionaalne kindlustunne peab ikka olema. Aga nüüd me tahame siis tegema hakata ust, et paneme selle uksega ette. Ma ei tea, kas me päris täna jõuame. Meil on tegelikult ainult pool tundi aega, aga mingid ettevalmistused ja mõtlused teeme ikka ära, et vähemalt nii palju, kui ma homme siia tulen, ma saan nagu jätkata. Aga vaatame, mis sellest välja tuleb. Ma arvan, et see uks tuleb ka päris ilus. See uks kaalub mingisugune 80 kilo, et vaatame. No nii. Hakkame tööle siis. Mis meil on? Meil on selline asi. Kõike seda, mida me teeme, on juba saatnud edu. Meil ei ole see prototüüp isegi valmis veel, eks. Täiesti valmis niimoodi, et me saaksime mingi reklaami teha. Aga nii nagu mul on keel on ilma kontideta, on ja, kogu aeg bla, kuskil on vaja kellegile midagi maha müüa, eks. Et ma olen siis nagu leidnud kliente endale. Üks inimene on see investor, kes meile raha andis, et tema otsib enda poolt, eks. Et siis loomulikult, kui ma olen seal mingi klaasi järgi käinud erinevates restoranides ja ikka omanikega rääginud ja olen rääkinud, et me teeme sellist asja, siis seal selles garaažis, kus me teeme seal kõik, kes mind ümbritsevad, kõik juba teavad, mida ma teen, eks. Et ma täna ka rääkisin sellest, et peame sinna sisse nagu et meie juurde hommikul juba käis üks investor, käis enne vaatamas, mida me teeme. Täna? Ja. Siis paar klienti juba, kellele ma olen seal rääkinud, kuule, et kuidas siis siin selle asja lahendada, siis me nagu rääkisime, ütleb, et kui valmis saad, kindlasti räägi, eks, et siis meil on nii-öelda ja paar konkreetset eeltellimust on ka, et kui me konkreetselt valmis saame, öeldi, et tule ja anna meile katsuda. Me juba konkreetselt tahame. On seal siin Tallinnas keskturu peal muutuvad mingisugused asjad, eks, et seal hakatakse detailplaneeringut tegema, seda kõik asja hakatakse nagu muutma, et inimesed peavad sealt ära minema, on ju. Et siis, kes pakuvad majutusteenust, nemad tahavad, on ju, ja üldiselt palju on juba tahtjaid, just. Aga palju on täpselt sellised taksad, kes on kindlasti nõus ostma? Jaa, mul on niimoodi, et mul on paar ehitusettevõtet, kes kohe konkreetselt tahavad. Töötajate jaoks või? Jaa. Konkreetselt tahavad. Aga palju nad soovivad? No see oleneb kõik tahab katsuda. Teab, toon sulle ühe lihtsa näite. Point oli nüüd niimoodi. Üks inimene, kes konkreetselt tahab, käis vaatamas
ja nägi siis seda kõike seda 5 tasandis neid põrandamooduleid, 5 tasandis seinamoodulid ja katus kõik paigas. Ehk siis ainult see osa, see sissepääsu osa nagu. Ei olnud see aknamoodul ei olnud veel paigas, no kes eelnevaid videosid on nagu vaadanud, teab, et mis tähendab, et aknamoodul, see uksemoodul polnud veel paigas. Tead, mis küsib va? Pärast helistab, ütleb mulle, et aga kuhu ukse aken tuleb? No mis mõttes nagu? Ukse ja akna kohtus olemas, siia tulebki. Kuigi ma talle selgitasin, et ukse võiks panna ukse puhagu kohta. Aga vaata, inimesed, see ei ole inimeste süü. Süü või mingisugune, inimest ei saa sellepärast nagu lolliks pidada või veel millestki. Tal ei ole aega selle peale mõelda. Mida inimene tahab? Inimene tahab lahendust terviklikult näha. Ta tahab tervet lahendust näha. Ta ei viitsi sinna juurde mõtlema hakata. Ainu. Ta tahab näha tervet lahendust ja siis hakkame alles rääkima. Eks? Ja üldiselt niimoodi, et kliente, kes on juba konkreetselt selle hinnaga selle asjale nagu kursis kõik teevad ja lihtsalt tahavad seda kasutada reaalselt. Ja selle jaoks me hakkame praegu valmistama. Nüüd ongi see küsimus, mis minul sul on. Kuna sina oled nüüd meie meeskonnas see mees, kes on kõik need joonised valmis teinud, kellega me oleme arutanud need jooniseid. Me ei saa osta pinke. Ma mõtlen neid igasugune suuri puidupinke, need roboteid on ju. Aga me saame teha sellise asja, nii-öelda konduktorid. Et me saaksime nii-öelda odavalt lasta selle asja liini peale. Et kui on konduktorid ees, et sa ei pea siis nagu siin mingid millimeetrid taga ajama, lükkad sinna konduktori, sa lased räigelt maha on kindlasti kõik õige. Ja saad massiliselt teha niimoodi, et sa ei pea nagu seal mingid igat OSB lõikamisele pea nüüd värisema, kas ma nüüd tegin õigesti või mitte. Lükkad sinna konduktorisse, lased laksult ära on ju, siis paned sinna mingid plussid vahele, lased laksult ära on ju, siis et kõikide nende protsesside jaoks oleks konduktorid. Et pärast töö läheks mitu korda kiiremini. Jaa. Sellepärast praegu hakkame tegema konduktorid, et meie töö läheks palju kiiremini. Et rahuliks kliente. Kujutage ette nüüd, kui meil on mingisugune 15 tellimust ja me peame igat soojakut tegema kuu aega. Mis mõttes? Et siis tegelikult ma olen välja arvestanud niimoodi, et kui 2 teha, siis peaks 3 päevaga saama valmis 2 soojakut, kui konduktorid on valmis. Et me tegime seal esialgselt valearvestusi, kuigi sa mulle kogu aeg ütlesid, et ei Andres, et sa pead siin nagu seda kindlasti läbi mõtlema. Ma mõtlen, et ei ole vaja on ju laksult. Sa tegid jooniseid nii nagu mina sulle palusin on ja tuligi see viga sisse on ju. See hingede koht vaata. Ja mis siin juhtus vaata, et kui see karkass on nüüd niimoodi, eks. Teine karkass on nüüd niimoodi on ju. Kui see vahe on 120, karkassi vahe, 1200 siis, 1200. Siia tuleb hing ja siia tuleb hing, siia hing ja siia hing. Siis selle hinge pärast tekkis siin vahe 10. 1 sentimeeter. Ehk siis me ei arvestanud välja, et tegelikult selle karkassi suurus peab olema 1210. Et see, kui sa neid kokku paned, nüüd need moodulid, et siis seda vahet siin näha ei jää. Sinna teiselt poolt läheb küll see tihend vahele. Aga kujutad ette, kui sa pead nüüd igat seda OSB-d nüüd seda 121 siis 1210 välja mõõtma hakkama. Sa pead lolliks ju. Ei pea, peab olema kindlasti. Peab olema konduktor valmis, kuhu sa lükkad selle OSB vahele, lased laksud ära. Siis tekkis teine asi. See meie võtmesõna oli metallraam. Aga kui sa teed nüüd metallraami, no ma näitan selle kujutluse, metallraami. Oletame, et see on ideaalselt kandiline. Aga vaata, metall ju natukene mängib, siis tegelikult see metallraam, kui me panime selle OSB peale,
siis ta jäi natukene rombi. Saad aru? Natukene. Hästi vähe, no mina näitan palju praegu, aga tegelikult hästi vähe. Tuleks aru saada. Ja, niimoodi, aga kui ma, ja nüüd siis, kui me seda OSB-d õigesti välja saetud OSB-d sinna peale paneme, siis me peame seda rombi nagu siit kõigepealt kruviga kinni keerama, siit kruviga kinni keerama, siis seda rombi nagu siiapoole nagu välja nihutama ja täpselt paika panna. See võtab ka mingisugune oma 5 minutit, on ju. Kohutavalt võtab aega. Aga nüüd, kui sul on OSB saagisid, OSB lasid 1210 välja ja sul on konduktor, kuhu sa selle raami koos selle puiduga ja metallkarkassiga sisse lööd, siis ta lööb ta täpselt 90 kraadi, on ju. Ja nüüd kujuta ette, see plusskarkassi vahe on ikka 120, 1200. Ehk siis siit peab olema 5 ja siit peab olema 5 millimeetrit üle, eks? Et nüüd seda 5 millimeetrit ka käsitsi mõõtma hakata, sa lähed lolliks. Et siis, kui sa lükkad selle puitkarkassi sinna vahele selle metallraamiga, ta lööb ta kindlasti õigesti sinna 90 kraadi sisse ja nüüd lükkad selle OSB peale sinna. Et mis on kohe juba automaatselt arvestab seda 5 millimeetrit. Nii, ja kui sul nüüd see OSB on nüüd siin peal, on ju, teeme siis selle, justkui oleks nagu õige, on ju, kõik niimoodi. Niimoodi. Ja nüüd on vaja siia õiges järjestuses kõik kruvid sisse lasta. On ju. Et samamoodi, et sa ei peaks nagu nüüd millegiga siin mingisuguse klotsiga või mingisuguse mõõdulindiga kogu aeg mõõtma, on ju. Peaks valmis olema selline spetsiaalne metallraam, on ju. Niimoodi. Spetsiaalne metallraam, kus on juba augud sees. Suuremad kui kruvi peaga. Et sa teeksid, kuhu kruvid on? Ja sa lihtsalt lased kiiruga need kruvid sinna sisse. Ja see peaks nagu olema üks konduktor, kus sa lükkad selle plusskarkassi sisse, lükkad selle OSB sinna peale, lükkad selle peale ja lased kõik kinni kiiresti. See on üks, on ju. Siis kustutame selle ära. See on üks konduktor. Teine konduktor peaks siis olemas, kõik prussid on ju 45. Ta võib olla kas 45 korda 45, ta võib olla kas 45 korda 95, ta võib olla kas 45 korda 145, vahet ei ole. Et selles mõttes, et üks vahe on ikkagi 45 konduktori vahe. Kas ta on siin, mõni on siin niimoodi sees on ja mõni on siin niimoodi sees on ja vahet ei ole. Aga sisuliselt on hästi palju prusse, mis peavad olema ühes mõõdus. Ühtesugune mõõt. Et kui sa paned siia näiteks mingisugune 5 plussi vahele, lased kohe raksud, lased kohe välja kõik on. Kukuvad ära need ülejäänud jupid on. Et peab nende prussi lõikamise jaoks tegema sükse konduktori, mis hästi kiiresti lõikab. Niimoodi. See on siis prussi lõikamiskonduktor. Sest need on kõik, seal on ju kõik 120. Number 1. Niimoodi, võtame sinise. Number 1. Niimoodi, number 1. Mis konduktor oli siis? Pikkuse süksed asjad. Prussi lõikamise konduktor. On ju? Teine oli siis, mis konduktor oli? Siis seinamooduli tegemise, seinamooduli kokkupanemise konduktor. Nii, 3. Paku. Mis meil veel on seal? Vabandust, mul on nii palju telefoni kõnest, et ma pean vastu võtma. Tegelikult, mis meil oleks vaja? Brussi lõikimine, eks ole? Meil on vaja USB-paadi ka lõikimine.
eks ole. no ma mõtlesingi, et see seinamooduli kokkupanemise konduktor on samas ka selle USB lõikamise konduktor, ei ole või? Okei, siis USB lõikamise konduktor. OSB VS vineer lõikamise konduktor 4. nii, väljaspoolt, mis selle eesti keeles nimi on see? Voodilaud, voodilaua. Voodilaud läheb selle plussi. Oletame, et selles konduktoris plussi saab 10 lõiget. Voodilauda saab 10. Voodilaud. See on 2 ees, mis meil veel on? USB on, see on kokkupanek, see on juba teine asi. Hetkel ma ei näe midagi. Ja tegelikult vaata, kuna see põrandamooduli paksus on suurem kui seinamooduli paksus, siis peaks olema samamoodi selle põrandamooduli kokkupanemise konduktor eraldi. Saab teha üks ja sama. Peaks niimoodi tegema et ei võtaks palju ruumi. Peaks niimoodi tegema, et saaks ja 45 ja 150 ja igasugused. Peab kuidagi välja mõtlema, et see käiks niimoodi. Üles-alla, jah? Ei pea just liftiga olema, lihtsalt ma ei tea. Seal peab olla mingisugused liblik, need Pitskruvid ja mingid tavaliselt nagu. Et mõte on see, et mul on nagu olemas, kes selle nagu valmis teevad, eks? Aga me peame neile, selles suhtes me peame nagu neile, need, kes seda konduktorit meil tegema hakkavad. Me peame olema niimoodi, et me näitame, mis me tahame. Siis nemad vaatavad üle ja siis me hakkame juba kõik koos suhtlema. Eks, et me praegu peame paika panema, mitu erinevat konduktorit meil on vaja. See on siis umbes? See on umbes, jaa. See ei tule täpselt? Ei tule täpselt, jaa. Selles suhtes, et nagu, et kui sina pakkusid praegu niimoodi, et seinamooduli kokkupanemise konduktor võib niimoodi movable, siis liigutatava teha, siis siia võib ka põrandamooduli panna sisse. Kui brussi lõikamise võib panna voodilaua, OSB vineeri, eks siis rohkem ei ole midagi. Tegelikult võib-olla neid saab kokku ka panna. Võib-olla. Anna palun korraks mingisugune. Oletame näiteks, meil on saak olemas, jah? Tõsi? Missugune saak meil on? No praegu on see ketassaak, aga see, ma mõtlen käsitsi, ketassaak. Kui palju ta võtab korraga? 45. Täpselt või? Jaa, 45 millimeetrit. 45 millimeetrit, oi, mis? Nii palju on, no 45 millimeetrit on tera väljas. Nagu bruss. Jaa, nagu bruss, jah. Mina kujutan ette niimoodi, näiteks mingisugune laud, eks ole. Ja siin see asi käibki. Saak ja lõikamine siin on väike prügikast, läheb siia. Nii, siis on vaade ülevalt, see on kõige tähtsam. Et ei peaks küülitama. Ja, peaks nagu seisma, niimoodi tegema. Ülevalt poolt siis oletame vineerplaat vundamendi jaoks, siis sille, see on hästi hea. Siis siin on mingisugune bruss, see on toetus. Aga see toetus on stabiilne, ta on kruvidega mitte, ei käi kuskil. Ja ta on maksimaalse selle kauguse pealt, mis maksimaalselt. Juhul, kui meil on vaja vähem lõigata, siis meil on spetsiaalsed väiksed konduktorid olemas. Teatud mõõdega ta on 52,7, mis meil vaja on näiteks. Me paneme selle konduktori siia lihtsalt plaati ja see on juba uus toetus meile. Me paneme siia brussid ja me paneme nii palju, kui see mahub. Oletame 10 brussi mahub, 5 voodilauda mahub. Ja siin on meil siis näiteks mingisugune laud. Me saame niimoodi panna, et kuidas näidata, kui kõrvalt seda asja näha. See on eraldi asja. Ja ma saan aru, jaa, ma saan aru. Niisugune raam ja selle raami peal käib ketassaak. Niimoodi, et võtsid ära või näiteks tõstsid ümber kuskile siia ja siis võtsid. Point on selles. Meie tahame turul pakkuda kõige odavamat varianti. Et oleks rahuldava kvaliteediga,
kindel ja kõige odavam. Ehk siis me ei saa nende pinkide peale praegu kulutada palju raha. Ehk siis me peame arvestama, meil on elektriketasaag, meil on selline. Ma saan aru, et see on ketasaag, see on see käsiketasaag, on ju. Jaa. No väga hea. Jaa, see on tegelikult ketasaag. Tegelikult ma sellepärast pakkusingi puidust teha, sellepärast, et see on lihtne. See ei käi mitte kuskil, вообще ei lähe. Oletame, kui siin on mingisugused düüblid, jah? Ja siin on ka mingisugused düüblid. Sa paned seda siia peale ja muud on ideaalselt. Alati täpselt sama suur. Lihtsalt paned ära. Tšink. Järgmine. Paned. Ma olen neid puiduskonduktorid teinud. Siin praegu tsehkis on. Siis ma pean ikkagi jälgima, et see ketas, see saab. Aga no sa saad sinna piiraja peale panna. Vaata. Ja ma saan aru. Konduktor, kettakonduktor, saja kettakonduktor on selline. Siin on saag, see on pilt üleval. Siin on selle masin. Ja siin selle asja peal on siis niisugune laud, mis kruvidega siin kinni. Sa paned seda toetad täielikult. Ja ta ei saagi minna kuskile. Ja. Võib ka niimoodi teha, et siit poolt on ka piir. Ja siis siin keskel, oletame, et ma kustutan selle osa ära. Oletame, et see laud on selline. Neid 2 tükki on siin olemas, eks ole, kinni. See on ketasaag. Siin on selle laua sees on auk niisugune ketasae jaoks ja ketasaag läheb sisse. Ja siis see on ketasae piir. Piira, jah? Ta ei lähe mitte kuskile. Ja siin ta läheb siia sisse. Selline asi, siin on üks miinus. Selle laua paksus oletame 20, siis ta lõikab 35, mitte 45. Vot see on selline, see miinus. Aga kui teha selle... Aga tead, kuidas minul on tehtud? Ja ma saan aru küll, mis sa mõtled, jah. Ta OSB-d võtab, sest OSB on 2,5 on ja kuna seal paistab välja 3,5 on okei, aga 4,5 ta juba ei võta, nii et selle peab mõtlema. Nii et, aga no sisuliselt meil on praegu veel hetkel aega, on mingisugune nädal aega. Et mõtleme, mina pakuksin niimoodi. Aga mõtlemegi läbi kõigepealt puidukonduktori. Selle me saame ise valmis teha. Jah, täpselt. Mõtleme kõigepealt puidukonduktori läbi ja siis, kuna seda metallkonduktorit hakatakse niikuinii alles kuu aja pärast tegema. Jah, täpselt. Meil on praegu vaja sellepärast, et... Ja, meil on praegu vaja, kliendid ootavad. Ja kui meil on puidukonduktorid valmis, täpselt samamoodi nagu see soojag, me saame prototüüpi teha. Absoluutselt. Ja pärast, kui meil on reaalne valmis, siis juba lähme sinna ja ütleme, vot sellist on mida vaja. Ja siis nad ei küsi raha kas selle eest, et nad mõtlevad midagi välja. Siis nad lihtsalt teevad. Lihtsalt ja ongi valmis. Siis kogu või saastame raha. Nii, meil tuleb selle välja mõelda. Ma ei ole seda ketasaagi näinud veel. Tavaline Makita. Võib-olla sinna saab suurema panna. Ketasaagi. Ei saa suuremalt panna. Kindlasti. Ei saa, jah. Seal on piir peal ikkagi. Ma pean vaatama, äkki saab seda kuidagi niimoodi nihutada, et see ketas tuleb allapoole. Ma pean seda vaatama. Aga minu arust on see praegu limiit. 45 on limiit. Keerata ei saa seda. Järelikult see variant sobib number 3 peale. Kõige peale? Välja arvatud selle peale. Ei, me saame kõik need puiduskonduktorid teha kõigele. Ei, ma mõtlen just see variant. Okei, see variant, jah. Ta ei lõika ainult bussi. Ta lõikab OSB, vineer ja voodilaud. Aga see seinamooduli kokkupanemise konduktor ka puidust või? Jah, aga sa natukene pärast, me peame mõtlema brussi peale. No bruss on see ju. Jaa, aga ta ei lõika ühest korrast ära. Mis ta lõika ära? Ta lõika selle pärast ära, et ei. Kui me teeme selle brussi lõikamiskonduktori, siis me seda raami ei pane. Siis me seda raami ei kasuta. Aga kuidas me lõikame? Siis teeme niimoodi, näed. Et ütleme, see on plaat, on ju. See on mis vaade? See on külgvaade, on ju. Ütleme, kui see plaat läheb nüüd siia niimoodi, on ju. Vaatame, et see on nüüd vineer, on ju. Siis siin on piiraja.
on ju, ja nüüd ketassae, see ketassae enda konduktor on ju. No kui see ketassaeg on siin on ju, siin on see tera on ju, siis see ketassae enda konduktor, see metallkonduktor on vastu seda. Ja ta ei saa sinnapoole minna. Sa pead lihtsalt niimoodi teda hoidma, noh, selle nagu... Pressima selle... Jaa, selle vastu ongi kõik. Ja siis ta võtab kõik 45. Vot seda ma tahtsingi joonistada. See konduktor, laud, eks laud, jah? See on, oletame, see on mingisugune, niisugune. Bruus laud vaid ei ole. Siin on see toetus. Siin on see järgmine plats. Me ei pannud ladima. Lüts välja. Lüts välja. Ei, nüüd võtab edasi. Krasne. Так, чем? Mis ma tahtsin öelda? Sae paksus. See on laud, eks ole, kus lõikame. See on esimene toetus, 0, kus me võtame mõõdu. See on, oletame, et see on bruss. Siiamaani, eks ole? Siis kuubik, ehk siis selline asi, jah? Ja tagantpoolt ka. Siin on meil seespool auk. Et selline moodul läheb sisse. See on 2 tükki niimoodi. See laud läheb sinna. Niimoodi. Ja siis... Tak, ma ei mõista niimoodi, jah? See on teine konduktor. Saak on siin. Ja ketas saak on siin. Jah. Ketas iseenesest... Siin on piire. Siin on piire, jah. Ketas iseenesest läheb, ta on 45, miinus see paksus. Jaa. Aga kuidas me siis lõikame brussi? Sellest OSB-plaadis on aru saada? Ja mina mõtlesin niimoodi, et brussi lõikamisel seda ei ole. Brussi lõikamiseks on siin piiraja peal ja see... Kohe selle... Jaa, kohe selle... Ja õige. Jaa, seda ma mõtlesingi. Jah, ta ei saa kohe brussi peal olla. Jaa, seda ma tahtsingi öelda. Minu arust peab lihtsalt tööriista vahetama. Tööriista vahetama kõige parem. See on kõige parem. Aga võtame sügavama teraga sae. Ongi kõik. Peab vahetama võib-olla lihtsalt... Jaa, saak sobib kõige parem. Võib-olla saak sobib suurema. Saab suurema panna. Nii, teeme niimoodi, et teeme märkused ära, mis meil vaja on selle jaoks. Me vajame sae, siis meil on number 1 ja number 3 valmis. Me saame siukest asja teha, eks ole? Nii, igaks juhuks räägime veel asjad ära. See oletame on 2 meetrit pikk, ei ole, rohkem, 2500. 2500, jah. 2500 on, jah? Okei, laud on 2500. Võike rohkem. No ärme tervist teeme. Ärme praegu nendest mõõtudest räägime, teeme niimoodi, et me sisuliselt praegu see eesmärk oli panna see paika, on ju. Et see läheb päris pikaks mõtlemiseks. Siin on vaja sisuliselt, et siin on vaja niimoodi, et sina hakkaksid seda 3D-s tegema. Me hakkame siis juba vaatama ja mõõtma. Täpselt nagu selle esimese... Ma saan programmist lihtsalt võtta seda sojaku, lihtsalt panna konduktori peale ja vaatab ära, mis saab lõigata. Okei. Miks mitte? Aga meil on veel üks asja. No? Number 2 me ei ole välja mõelnud veel. Ja see on kõige raskem. Ei ole. See on kõige kergem just. Siis hakkame töötama. See on kõige kergem. Vineerplaat. Aina. Niimoodi. Siin tuleb, peame 100% tegema selle 100% tegema sirge brussi siia samamoodi, on ju. Ja kui me siin brussi sees on selline samamoodi nagu sisselõige, on ju. Et kui see nüüd siia vahele läheb, on ju, see raam, siis see plaat jääb juba, see plaat ise jääb juba siis nagu sellesse raami siia.
see on, minu arust on see kõige lihtsam. Plaat. See on minu arust kõige lihtsam. Üks brust tuleb lihtsalt selline, näed. Brust tuleb selline. See on siis 5 mm. Nii, et kui see metallkarkassiga tuleb nüüd siia, siis see plaat tuleb lihtsalt siia niimoodi. Eks seda ei tohi siia teha. Ma ei saa aru, mis see on? See on nüüd, see on raam. See raam, seinamooduli raam. Karkass, see on karkass. Kui me niimoodi põhjastada vaatame. Kui me praegu niimoodi vaatame, kui ta on niimoodi pikali, siis see on see alumine osa, kus on augud sees. Ja see on siis juba see OSB plaat siit niimoodi. Siin on samamoodi siis niimoodi. Niimoodi, aina. See on kõige lihtsam minu arust. Okei. Kui on punane, see on siis, kui me teeme lae või selle seina. Kui on põrand, siis läheb lihtsalt siia juurde. Või siin siis, iseenesest on suurem. No põrand siis lihtsalt see alumine, kui all on vineer on ja kui all on vineer on ja siis sa pead seda vineeri lihtsalt allapoole liigutama, ongi kõik. Või siis niimoodi, nagu enne joonistasid. Nii, kui me näiteks iseenesest teeme selle pikema ja kui see bruus on pikem, siis vineer läheb siia. Muidugi, ja midagi ei ole. Nii, see on üks asi, okei, see on valmis. Teine asi, kuidas me metalli kinnitused, kuidas me paneme sinna? Sa mõtled seda aukudega või? Jaa, see metall. Kuhu kruvi sisse lasta või? Selle me peame metallist tellima. Selle me peame kindlasti metallist tellima. See ei ole probleem. Selle saab paarikümne euroga kätte. Teine asi see, ülevalt vaadates. Karkass ma joonistan. Karkass. See on poolik, ma joonistan poolik. Ja siin on veel bruus. Ja täpselt siin samamoodi. Siin on veel see šablon, konduktor. Me peame konduktoris tegema augud, et me mitte välja võtta. Jaa, ma saan aru. Peaks siia kruvi lasta. Jaa. Vot niimoodi. Aga teeme praegu niimoodi. Lepime kokku. Ma pean juba minema hakkama, eks. Samamoodi nagu sina. Et meil on nagu põhimõtteliselt paigas, mida me tahame. Et nüüd me hakkame 3D-sse seda kõike tegema. Eks? Okei, see on siis niisugune... Visualiseerimine. Okei?